Tere tulemast kuulama meie järgmist episoodi praktilise AI podcastist ja täna me võtsime Henrikuga ette sellise teema nagu vibe coding või siis normaalses eesti keeles öeldes AI abil progemine. See peamine point on selles, et täna sa saad põhimõtteliselt nii-öelda eesti keeles programmeerida või mis iganes keel sulle parasjagu meeldib või inglise keeles, et sa ei pea progema Pythonis või C's või mingis sükses asjas, et sa lihtsalt ütled masinale, mida sa tahad ja siis sa saad seda. Kuidas sul kogemus on sellega? Minu kogemus on selline, et ma olen elus mõningaid programmeerimisfirmasid lükanud ja tõmmanud ja juhtinud ja progemisel on alati vahe. Kui professionaalne see on ja nüüd täna ma tunnen, et AI on jõudnud tasemele, kus võib väita, et ta on päris professionaalne juba. Ütleme, inimene, kes ei oska programmeerida, AI abil saab luua programme, mida ta soovib ja mida tal vaja on, mitte lihtsalt väikseid äplette või äpikesi. Ja see nagu tekitab niisuguse päris suure huvi. Ja teine asi, et alati on olnud hästi suur kuristik selle vahel, mida ja kuidas programmeerida, et inimene, kes tahab programmeerida, tal on vaja programmeerimise arvutit, tal on vaja igasuguseid programme sinna installida ja teha neid asju, et tänapäeval on nüüd võimalik programmeerida nii, et seda justkui ei ole vaja. Kõik asjad jooksevad pilves, serveris, teevad asju mujal. On niisugused programmid nagu IDED, mis siis on programmeerimise programmid. Nagu Word on kirjutamiseks, nii on IDE on koodi kirjutamiseks. Ja nende paigaldamine, soetamine, accountide ülesseadmine, kõik see on selline suur pingutus, et kui inimene läbib veebis mõned programmeerimiskursused ja isegi oskab natuke programmeerida, siis nende ülesseadmine on tavaliselt selline, kuhu see asi kõik ära hääbub ja ta nagu ei jaksa teha. Ja tänu sellele nüüd, tänu AI-le on need ajad minevik, põhimõtteliselt neid idesid ei olegi vaja teha. Ütleme, pool aastat tagasi hakkasid tekkima need niisugused AI-põhised ided, kus AI seal programmeerimise ajal rääkis suga kaasa. Nagu kursor näiteks. Nagu kursor, nagu Aider, nagu Windsurf, neid on mitmeid, me võime need lingid ka panna. Ja nad tänaseni töötavad hästi ja suhtlevad AI-ga, aga nad on programmeerijate jaoks. Et programmeerija peaks nagu vähem mõtlema ja saaks, kui ta ei ole nii hea programmeerija, et see saaks paremaks programmeerijaks. Aga täna ma väidan, et kui on inimene, kes teab, mida ta teha tahab, siis piisab, kui kasutada selle sama IDE asemel, kasutada näiteks Cloudi desktop programmi lihtsalt. No ma võin omalt kogemusest öelda seda, et ma kursoriga oli nii, et ma panin ta käima ja siis ma reaalselt jooksin selle vastu, ma ei viitsid seda nagu ette võtta, et ma seal selgeks õpin. Ja siis ma lihtsalt jätkasin teksti editoris nagu Notepad või mis iganes, eks ole. Ja siis natukene rohkem copy-paste ja ilmselt ma ei olnud nii kiire, kui ma oleks kursoriga olnud. Aga põhimõtteliselt täna saad koodi saad masinast, ehk siis AI käest ja selle kood ise on tavaline tekst, selle sa paned mingisse kohta ja siis asjad juhtuvad. See, mida ma ei ole täna veel võimsala näinud, aga eks ta tuleb siin lähikuudel, ma arvan, on mingid metoodikad või toetavad tarkvarad, et samas keskkonnas saaks programmeerida koos palju inimesi ja mitmeid AI-sid. Et niisugune ülesannete ja tegevuste jaotamine, juhtimine, käsitsi on seda võimalik teha, kui on koodihoidlas, siis on võimalik ka sealt kaudu ära jagada, kes mida teeb. Aga et ma arvan, et sinna see hakkab nagu vaikselt tulema. Aga mis täna mis ka läbi aegad on olnud, eristab tavalist programmeerijat või tähendab niisugust kodu amatööri päris programmeerijast on see, et kas ta kasutab koodihoidlat, kas ta versioniseerimist kasutab ja just see ongi alati just see pingutus, et kui inimesed saavad aru, et mis GitHub, mida ma tellega teen, siis sinna see asi hääbub, et see lihtsalt ei viitsi. Aga täna, kui sa oled oma kauni programmi valmis teinud, siis sa saad öelda AI-le, et pane see nüüd koodihoidlasse ja kui sa veel oled eriti fancy, sa võid öelda, et tee push. Et see asi.
ja minu arust ma igaks juhuks ütlen vahele, miks see vajalik on see, et kui sa ütled masinale, tee mulle koodi, noh, siin mul näiteks jookseb praegu taustaks panime 3D mängu, mille siis Gemini 2.5 tegi 3 promptiga põhimõtteliselt. Ja siis, kui ma nüüd laseks tal midagi ümber teha, siis on võimalus, et ta teeb selle katki. Ja kui sa salvestad selle samasse faili ära ja siis paar korda teed asju ja siis sa enam ei tea, kus sa oled ja siis on kõik plahvatab ja siis sa pead hakkama kuskilt tagasi kerima. Selle tagasi kerimise jaoks ongi siis versioonihaldus, et see tekitab selle olukorra, et sa saad võtta ühe sammu tagasi lihtsalt, ilma et sa peaks oma pead vaevama. Just, ja teine sama asi on see, eks ole, et saab teha grupiviisiliselt, et mängul on erinevad osad, mis siis on koodihoidlas ja siis üks arendaja teeb ühes oksakeses ja teine teeb teises ja siis pärast ühendatakse siis kood kokku ja tekib võimas programm. Et ma kahtlustan, et täna võib-olla seda pelgavadki paljud nagu suurfirmad, et neil ei ole selliseid töövahendeid, mis neil on sisse harjunud, et kogu firmas öeldakse, et nüüd meie firmas on Ants, Marko ja Mati ja Cloud. Aga no võt, seal on see asi, et ikkagi progejad ikkagi kasutavad idesid, eks, ja näiteks VS Code on ju nagu olnud maailma väga pikka aega nagu päris põhitööris paljudel, eks ole, et seal ei olegi, et sisuliselt ju kursor on VS Code'i nagu lihtsalt copy nagu tegelikult, eks. Ja kõige suurem nüüd hüpe viimasel ajal on niisugune asi, mille nimi on MCP, mis siis võimaldab programmeerida või õigemini, mis see sõna MCP tähendab pikalt Model Context Protocol, mis siis on kõige ebaintuitiivsem nimi sellele, mida ta teeb. Ta on täiesti, kunagi see protokoll loodi, see on mõeldud selleks, et LLM ei peaks kogu kontekst window'd kaasas kandma ja et siis ta vahel võtab sellest nii-öelda protokolli abil, vaatab, mis on nagu olulisem, mis mitte. Aga täna tähendab MCP, kui seda nüüd YouTube'is õiges otsingusõnas kasutada, siis tulevad kõik videod välja, mida MCP-ga tehakse. Ja tegelikult see tähendab seda, et annab AI-le ligipääsu sinu arvuti ressurssidele. Et kui täna enamus AI-sid on sellised, et tuleb lihtsalt kopeerida sinna prompti, parasjagu, mis sul käepärast on ja paluda sellega promptil teha, aga või sa küsid nõu, eks ole, sa pead selle kõik kopeerima omale sinna, siis MCP ajastul võid sa öelda, et paigalda kõik programmeerimiseks vajalikud vahendid mulle sinna direktorisse ja hakka seal programmeerima, seal on settingute faili, kirjuta settingud ja dokumentatsioon koosta sinna ja siis pärast saada see kõik GitHubi. Ja see, ütleme, kui ma isegi ei oska seda mingi võrrelda, võib-olla, et kui vanasti olid olemas ainult silmad, eks ole, siis on ka need käed ja jalad AI-l sinu arvutis ringi möllamiseks olemas. Igaks juhuks võib-olla siia tasuks lisada seda tükki ka, et kui sa selle oma arvutis käima paned, siis ta saab sul sinu arvutile täis ligipääsu, et saab su krüptovallетitele ligipääsu ja nii edasi. Õnneks see nii karm ei ole, et seal on hästi, tänapäeval vähemalt on hästi mitmeid hoiatusi ees, et nüüd AI hakkab sellele ligi saama ja tavaliselt sa saad anda talle neid õiguseid, aga need on ühe chati piires. Ja need kõik õigused on eraldi, et nüüd ta tahab kuulata, mis AI-l öelda on, kas sa lubad selles chatis. Ja sa võid öelda, luba ainult ühe korra või luban selles chatis. Aga sellest hoolimata. Praegu on see MCP-de serverite loomine, ehk siis nende programmide loomine, mis suhtlevad AI-ga selle protokollide alusel. Et nende MCP-de loomine on nagu selline gold rush, et inimesed nagu kullapalavik, et kõik programmeerijad loovad neid, kõik suured firmad proovivad neid enda toodetele juurde panna, eks ole. Ja siis kindlasti kohe on olemas ka mõned häkkerid, kes teevad sellised nii-öelda taskulambi MCP-sid, et lase AI-l otsustada, kas sul on taskulampi vaja või mitte, aga tegelikult varastab krüptovalleteid, et kui sa juba annad selle ligipääsu, et siis seal võib riskida. Ja seal on igaks juhuks ka, et on olemas sellised asjad nagu virtuaalmasinad, et sa saad oma arvuti sees panna käima teise arvuti, et see
masin töötab ainult selle sees. Aga noh, see võib-olla läheb juba niisuguse vibe codingu mõttes natukene keeruliseks. Ja, aga seda nad oskavad ka teha. Ja mis veel olulist selle MCP maailmas juhtus just siin mõned nädalad tagasi, oli see, kus OpenAI ütles, et ta võtab selle Anthropicu MCP ka enda standardiks ja ka võtavad samuti kasutusele, mis siis on ka täiesti uus kvaliteet või ühesõnaga standard on sündinud, et tänapäeval antakse nende meetoditega siis ligipääse. No aga lähme vaatame mingeid praktilisi asju ka, et noh, meil üks jookseb siin ekraani peal, ma loodan, et pearingi ei hakka käima, et see kogu aeg see luuvib siin, aga et selle mina tegin siis, kui ma märkasin, et vau, niisugune asi nagu Gemini 2.5 tuli välja ja siis ma mõtlesin, et tavaliselt küsitakse mingit, tee mulle mingi lihtne asi. Ma mõtlesin, ma ei küsi lihtsat asja, ma küsin kohe keerulise asja, ütlesin, et palun tee mulle 3D mäng. See oli esimene kesk. Ja siis ta tegi mulle selle sama juraka. Siis seal olid mingid vead. Ta mingite liigutuste peale jooksis kokku ja ei töötanud. Siis ma ütlesin talle, lihtsalt kopisin tegelikult selle vea teate, mis sealt pärast seda, kui ta ära crashis sealt tuli, kopisin Geminile tagasi. Siis Gemini andis mulle uue jupi koodi, panin selle käima, see töötas ja siis ma ütlesin talle kirjutasin ühe prompti sisse paar detaili, et pane mulle heli niimoodi, et mul ei ole vaja helifaili ja tee niimoodi, et need kuulid, mis seal lendavad, need läksid läbi põranda, kui sa vastu maa poole sihtisid, et see tundus nõme. Ja siis ma ütlesin, et tee nii, kuulid läbi põranda ei läheks. Ja siis see on see, mis ekraanil näha on, see tuli välja. Et võib-olla ei ole maailma kõige parem AI nagu 3D mäng, aga ta on legit 3D mäng. Jah, aga ta väljendab ka natuke nagu sellist nagu tüüpilist asja, et sul on mure, et kui sa teda edasi arendad, et siis ta võib katki minna, et teadmata, mis seal nagu sees on, et nüüd tänapäeval on siis võimalik just tänu selle MCP-le arutada AI-ga mingite detailide üle, mingite osade sellest mängust üle ja siis panna ka koodihoidlasse ja suunata teda sinna lugema. See on nagu oluline, et kui siukene asi, et ma teen ühe väikse programmi, ühe promptiga ja siis kopeerin neid vigu sinna, siis niimoodi programmeerime tänapäeval AI-ga käibki. Proovid asja käima panna, seal on viga, ma isegi ei pane sinna ühtegi kommentaari, ma lihtsalt kopeerin veateate, ma isegi ei küsi, et mis siin viga on, vaid kopeerin veateate, ta saab ise aru, et see on veateade ja tunneb ennast piinlikuna ja ütleb mulle, mis peab ära tegema. Aga see, mis sa ütlesid, et soovitatakse alustada lihtsatest asjadest, see on väga õige, aga et kõige mõistlikum on enne programmeerima hakkamist kulutada väga palju aega ja AI ressurssi selle peale, et planeerida oma tegevusi. Ja see ei erine üldse päris programmeerimisest ilma AI-ta. Et kaardistus ja sellised asjad on kõikide IT-projektide kõige parema hinnakvaliteedi suhtega tegevused. Mis sellised failing to plan is planning to fail, eks ole. Sellised vanasõnad on ka olemas, aga igal juhul on programmeerimises oluline ette teada mõelda natukene, muidu läheb topelt tegemiseks ja tundub, et see on ju AI, et las ta teeb topelt. Tegelikult see kõik võtab raha, närve ja ka see arvuti kõrval ootamine ja nägemine, et lõpuks on midagi vale välja tulnud. Ma võin ühe näite tuua lihtsalt praktilise, kus esimene asi, mis ma reaalselt kasutatav asi, mis on praegu internetis saadaval. Ma tegin ühe sellise Chrome'i plugina või Chrome'i extensioni nagu token counter, mis loeb siis palju sul context Windows tokeneid on. Ma tegin seda mingi jälle niimoodi, vigane kood edasi-tagasi ja siis ma jõudsin sinnamaani, et ma sain aru, et pagan, ma tegin seda valesti. Ja sinna läks mingi ikka 1,5–2 tundi. Ja aga siis, kui ma olin aru saanud, siis ma tegin ta uuesti ja siis ma tegin võib-olla mingi poole tunniga sain töötava asja kätte endale. Aga kui ma oleks alguses mõelnud, siis ma oleks võinud ta võib-olla söökse 3 tunniga valmis saada. Kui mina hakkan midagi tegema, et siis ma alustan sellest, et ma arutlen, et ma hakkan seda prompti koostama.
aga tõenäoliselt ma isegi ei tee seda õigesti, sest ma arvutan AI-ga pikalt seda prompti ja kui see siis prompt, ütleme paar A4 valmis on, siis ma lasen ta nagu krõbistama hakata. Aga tegelikult veel õigem oleks see, et ma koostan selle plaani ja siis teen uue akna ja hakkan selle plaani erinevaid osasid eraldi promptima ja selle põhjal tegema. Ehk siis kõigepealt tasub kirjeldada AI-le, mida sa tahad teha, mis see tulemus peab olema ja paluda tal teha selline high level arhitektuur. Ongi architecture inglise keeles, aga võib ka eesti keeles kirjutada, et IT-süsteemi arhitektuur ja joonised. Ta oskab teha päris häid jooniseid. Et soovin näha seda diagrammina või diagrammidena ja just see märkus high level seal juures. Et kui ta need on valmis teinud, siis nende dokumentide põhjal siis sa võid panna need dokumendid kas kontekst window'le lisaks, aga nad eraldi failidena. Ja siis ütled, ja nüüd tee siis tegevuskava, samm-sammuline ja detailne. Et alustad sellest high levelist ja siis ta iga asja juurde teeb selle tegevuskava juurde. Ja siis võib hakata ükshaaval neid samme sealt läbi tegema. Aga no, mul endal sama kogemus, et ma tegin ka ühte WordPressi pluginat meile, aga see oli siis niimoodi, et plugin töötas WordPressis, aga selle kasutamiseks oli sul vaja võtit ja selle võtme server oli siis minu nagu veebiserveris. Ja siis ma sinna kohta mul oli vaja teha selle Square'i maksmise võimalus, eks ole. Ja siis see, kui ma seda arhitektuuri tegin, siis ma alguses mõtlesin, kuidas see töötada võiks. Nagu lihtsalt inimlikult, mitte programmeerijana. Ja siis mõtlesin nii ja panin kirja. Siis ma tegin kõik Wordis. Ja siis panin kirja. Oligi kokku oli mingi 1,5 lehekülge kraami. Siis ma viskasin selle sinna sisse ja ütlesin ära programmeeri. Siis kui sa talle selle lihtsalt sisse viskad, siis ta hakkab kohe sulle koodi kirjutama, et ei, ära programmeeri. Ütle, mida sellest arvad, mida sa veel juurde tahad ja siis käid paar ringi niimoodi läbi ja siis see ütleb, kuule, siis sa saad ise enam aru, et nüüd me oleme sinna kohta jõudnud, et võiks öelda, et davai, tee kood. Ja siis on lootust, et see tuleb nagu paari rapsuga nagu hea asi välja. Ja, et kui kasutada MCP-d, siis sellesse töödirektorisse võib kirjutada sellised readme failid, kus on siis antud juhendid, mida sa plaanid, kus siis ongi kõik see asi kirjas, mida sa tegelikult teha tahad, et see nagu sinu soovid, mõtted, kõik asjad eraldi tekstifailides kirjas. Kui sa ei kasuta MCP-d ja kasutad lihtsalt ChatGPT-d, siis kasuta ChatGPT projekte. Et kui sa teed projekti, siis sinna saab jälle taustaks panna neid faile ja siis kirjuta need failid lihtsalt sinna ja need failid võid kirjuta muidugi koos AI-ga, mitte ainult üksinda, et AI teeb need nagu sobilikule kujule. Ja see probleem on selles, et pikad vestlused tekitavad hallutsinatsioone. Mida kauem sa räägid, seda rohkem ta peab meeles pidama kõiki oma neid tausta asju, et väga cloud isegi soovitab, ise viskab akna lahti, ütleb, et kas tahad uut vestlust alustada, sellepärast, et pikad vestlused häirivad teda ennast ka. Aga ChatGPT-l igal juhul tasub neid uusi teha ja kui on projekt, eks ole, siis sul on need kõik failid on selle projektiga seotuna seal kaasas. No ma ütleks siia selle juurde, et ma ise mõnikord teen nii, et kui mul on mingi koodijupp valmis ja ma olen selle saamiseks ka pikalt jutustanud, siis nüüd mul on see töötav kood olemas, siis ma võtan lihtsalt selle töötava faili, ilma lihtsalt chatis, ilma millegi muuta, lihtsalt tavaline chat GPT chat. Ma võtan uue chati, panen selle töötava faili või failid talle lisaks, kui oli eelnevalt mingi kirjeldusi, millega tegemist, panen need ka lisaks ja lihtsalt hakkan uut vestlust sellest, et kõik eelnevad vead, error message'id ja kõik kaovad sealt pagana sellest ajaloost ära. Hea nipp programmeerida on ühtlasi veel ka see, et sa kasutad kellegi teise programme, et väga palju on sellist vabavaralist MIT litsensiga koodi GitHubist võimalik leida ja kui programmeerida ei oska, on seda kähva lugeda, aga nüüd AI ajastul tasub ära õppida, kuidas see kood oma kontole tõmmata ja siis võib lihtsalt AI-le öelda, et tee mulle ülevaade, tee mulle hästi AI-level ülevaade koos diagrammidega jälle, mida see kood teeb. Ja siis, kui sa tundub, et pealkiri oli õige, teeb seda, mis sa tegelikult tahtsid, siis sa võid seda hakata edasi programmeerima koos AI-ga. Et ka see on nagu päris
hea praktika. Aga nüüd ma käiks võib-olla selles suhtes läbi, et ma olen ise märganud seda, et kui ma inimestega räägin, ütlen, et siis sa saad ju programmeerida, siis mis asja, ma ei taha programmeerida, eks ole. Tegelikult tahad küll. Sa tahad, et juhtuks mingi asi, eks ole, see ongi. Sa juhendad arvutit seda asja tegema. Heal päeval on sul mingi programm nagu Excel selleks olemas, aga kui ei ole, siis sa pead laskma tal teha mingi asja ja siis me ei arva, et sa kirjutad uue Wordi või et sa hakkad omal uut Windowsi kirjutama. Täna veel ei saa hakkama, varsti ilmselt saab, aga veel mitte. Aga kui sul on niisugused väiksed asjad, mul on näiteks ühe kliendiga rääkisin, tal on oma kliendi andmebaas 15 000 kirjega. Ja ta tahab seal kontrollida mingeid andmeid ja neid parandada, eks ole. Siis ma ütlesin, aga näed, ütle AI-le, tee mulle palun koodijupp, mis võtab sellest failist need tükid ja võrdleb seda selle asjaga ja siis kirjutab siia teise kasti asja tagasi. See ongi programm, see on väike skript, see on üldse midagi keerulist. AI teeb selle väikse pusimisega sul 10-30 minutiga ära ja siis sul on see töö, mis sa ennem tegid päevi, on nüüd tehtud nagu kohe, eks ole, et sellised asjad. Ja. Üks asi veel, mis sükust professionaalset programmeerijat ja amatööri eristanud on läbi aegade, on koodi dokumenteerimine. Ja see on nüüd ka asi, mida tasub teha kogu aeg. Ja seda nii enda kui AI jaoks. Et kui sa oled oma koodiga kuhugi jõudnud, mis teeb seda, mis ta peabki tegema, siis järgmine aste on siis see, et kohe tasub öelda AI-le ja nüüd palun dokumenteeri see kood ära, kirjuta igale poole inimloetavalt vahele, mida see või teine jupp teeb. Päris programmeerijad muidugi vihkavad sükest tööd, sellepärast et see on nagu tüütu, aga nii dokumentatsioon sinna juurde, õpetused, kuidas seda programmi kasutada, need tasub lasta koheselt AI-l ära teha. Et koosta õpetus, kuidas seda programmi kasutada, kirjuta sinna koodi vahele kõik need kommentaarid ja asjad. See on üks hästi oluline. Ja teine hästi oluline peale dokumentatsiooni on testimine. Unit testide kirjutamine, ehk siis sükeste testide kirjutamine, mis jälgivad kogu aeg, et kood on korras, on päris programmeerijatele tavaliselt tüütu. Tavaliselt suurtes projektides, kus on hanked, mis on väga hinnatundlikud, seal üritatakse neist mööda hiilida, sest see on suur töö. See on võib-olla kuni 3% programmeerimise mahust on nende testide kirjutamine. On firmasid, mis ütlevad, meie poliitika on see, et me katame testidega, ma ei tea, 30% oma koodist, 60% oma koodist. Ma tean websaite, kus öeldakse, et meie katame testidega 100%. See testide katmine tähendab seda, et kui sa teed sellest programmist uue versiooni, siis need testid kontrollivad läbi kõik põhifunktsionaalsused, mis on testidega kaetud, kas need jäid tööle. Et kui sul ühest kohast midagi muudad ja teisest kohast katki läheb, siis testid ütlevad sulle seda. Seal on nagu mitu aspekti, et üks aspekt on see, et keegi ei taha neid teste teha, sellepärast on suur töö, aga teine asi, kui sul on toode arengu järgus, et sa kogu aeg programmeerid seda juurde, siis on ka, ta ei ole otstarbekas inimese aega kasutada sinna, et katta testida, kas sa tead, et 2 kuu pärast ta niikuinii on nii palju juba muutunud, et tuleb uued testid kirjutada. Testide dokumentatsiooniga katmine on igaüks saab ennast tunda professionaalina, eriti veel siis, kui sa poole aasta pärast hakkad mõtlema, mida pagan ma toona tegin, et mul oli üks programm, aga mida ta tegi, et siis ka enda jaoks on juba hea. Aga teisest küljest, kui sa vahetad näiteks, teed Claude'iga ja siis tahad, et Gemini midagi ütleks, eks ole, siis ka tema loeb neid kommentaare ja tema oskab hinnata, kas see kood vastab dokumentatsioonile. No reaalselt kõige esimene programmi jupp, mis ma kunagi tegin, oli üks WordPressi plugin, see oli veel, siis oli meil GPT äkki 3.5 või. Ja siis see oli mul lihtsalt eksperiment, mul oli vaja, et WordPressis oleks artikli juures kus on artikli listi vaade, et seal oleks juures ka kui palju teksti või kui suure mahuga see artikkel on, siis word count on, eks selle plugina nimi ongi article word count column. Ja siis ma mõtlesin nagu super easy asi, mida, et väike laps progeb ka selle käsitsi ära. Ja siis hakkasin proovima. Tegin koodi valmis, töötas täpselt nii nagu vaja, väga äge, panin seal, kus mul omal oli vaja kasutada selle plugina külge ja siis mõtlesin, et aga ma juba selle valmis tegin, et ma siis panen
nagu WordPressi sinna avalikku saiti ka pluginatesse üles, et kes tahab, saab kasutada. Ja siis tol ajal ei olnud meil mingit pildigeneraatoreid ega midagi ja nii edasi. Ma lasin teha ChatGPT-l SVG failidena selle banneri ja logo ja kõik asjad, see on full, nagu mina olen ainult promptinud kõik, mis välja tuli ChatGPT-st, ja siis ma laen selle sinna üles ja seda ka juhendas, kuna me oled ammu seda teinud, siis juhendas, kuidas sinna seda laadida. Laen üles, tuleb mulle kuri kiri vastu, kuule, aga sul pole ju readme faili. Okei, ma siis, kus ma selle readme, mul tuli kohe see tunne, et readme, ma ei viitsi seda kirja. Come on, ütlesin AI-le, kuule, tee nüüd readme fail. Panin selle külge, saatsin uuesti. Kuule, aga sulle on ju see ja teine asi. Jälle muudatus, tegin ära ja siis, praegu see fail on seal kuskil WordPressi plugina saidis olemas, või see fail, see plugin, sellel on üle 2000 kasutaja ja muidugi mingi super easy ja hästi lihtne progejupp, aga ikkagi, et ta lahendas reaalset probleemi, mis mul tol hetkel oli, ma sain oma lahenduse kätte, see, et ma ta üles viskasin lihtsalt eksperimendi mõttes, eks ole. Ja nii ongi, et sul, üks teine näide, ma panin kirja mõned asjad, mis mul nagu olen aja jooksul teinud. Mul oli vaja ühte veebilehte teha niimoodi, et kui seal mainitakse mingit finantsinstrumenti, nagu Microsoft või Apple või Nvidia, eks ole, siis kui seda sa saad siis teha niimoodi, et ta tõmbab Yahoo Finance'ist sinna siis selle parsi kursi ja kas on üles-alla läinud, eks ole. Paljudes kohtades on see näha. Esimese asjana ma läksin muidugi jälle WordPressi plugina saiti, et kindlasti on ju siuke asi olemas, eks. Ja oli küll, aga ükski mulle neist ei meeldinud või tegi seda nii, nagu mulle ei meeldi. Ma ütlesin, aga ChatGPT on ju nüüd olemas, ütlesin ChatGPT-le, oskad siukest asja? Ja, oskan. Tavai, tee ära. Tegi mulle, praktiliselt paar error message'it pidin, või ma ei mõelnud jälle ette läbi, nagu mul ka tavaks, et siis ma pidin pärast juhendama, et tee see natuke nii ja naa ümber. Seda ma küll avalikult välja ei pannud, aga see jälle hakkas tööle, tegi seda, mida vaja ja täpselt sellisel moel, nagu mul oli vaja, eks ole. Et nüüd hakkabki olema tulevikus, mida targemaks masin progemises saab, et meil proged ongi, võib-olla keegi teeb sellise tooriku, mis on see põhifunktsionaalsus ja suurem kood, kus on tõesti nagu vaja, et see töötaks. Aga mina saan sellel progele lihtsalt öelda, et see funktsioon töötaks nii ja see funktsioon töötaks naa, nagu täna on settingud. Aga settingud on jälle ette progetud, selles ta on nagu piiratud. Aga AI-ga ma saan öelda, et kuule, aga pane mul Wordile nii, et ta mõõdaks mu, ma ei tea, pulssi nii kaua, kui ma kirjutan. Ja eks siuksed asjast nagu mikroteenused, ehk siuksed teenused, millele API-ga ligi saab, sellest on räägitud, et see on nüüd next big thing. Esimest korda ma arvan, et ma kuulsin seda kas nullindate alguses või veelgi varem, et kohe tulevad mikroteenused ja kogu arhitektuur hakkab mikroteenuste peal jooksma. Tänaseni, on seda muidugi, aga nüüd AI tulekuga muutub ta eriti oluliseks. See tähendab seda, et suurtes korporatsioonides, kus jooksevad mingisugused teenused, mingisugused asjad, mingid infod, siis nüüd on koodi kirjutamine muutunud ligipääsetavaks igale osakonna juhile. Või mis juhile? Igale inimesele, kui sul on suur korporatsioon, kus on 1000 inimesed tööl, siis igaüks võib endale vajaliku programmi, et enam ei ole vaja IT-osakonnast tellida, vaid sa kirjutadki selle programmi, kas ta jookseb Pythonis sinu oma arvutis või sa kirjutad ta mingi oma siseserverisse, aga need mikroteenused ja API-dega suhtlemine muutub palju aktuaalsemaks, et see toetab sinu loogikat. Aga meil hakkab nüüd aeg podcastiga vaikselt lõpuni, et ma puudutaks ühte teemat veel. Kõigepealt ma ütleks, et kui keegi tahab midagi küsida, siis kindlasti kirjutage meile kommentaare siia ja vajutage subscribe. Like and subscribe ja kommentaarid selles mõttes, et meil on siin päris palju asju, mul on siin mingi kümmekond asju, mis ma olen omal töö jaoks progenud ja nii edasi, aga kui on lihtsalt nõu küsida või millist tööriistu me kasutame, me paneme kindlasti saate juurde sellesse artiklisse ka need kirja, aga et kõik ei tea, küsi ja siis me saame kas siis vastata või teha lausa uue mingi episoodi selle kohta. Just. Aga viimane teema, millest ma tahtsin rääkida, on turvalisus. AI käest saab paluda
anda sellele koodile hinnang, et kas on kõik turvameetmed kasutatud, et kuidas oleks võimalik seda asja turvalisemaks teha, milliseid meetodeid kasutada, et seda turvalisusteemase vestlust tasub teha ja ma ei väsi rõhutamast, kui oluline see on sellepärast, et kuskil on keegi mees, kes küsib vastupidiseid küsimusi, et AI ta näitab sinu koodi talle ja ütleb, kuidas ma saaksin sinna sisse häkkida. Neid juhtumeid on juba päris palju, eriti selle MCP-ga, kus inimesed tulevad ja ütlevad, teevad YouTube'i video crazy lugu, et ma tegin 5 minutiga sellise asja, et vaadake, et kood on seal üleval, et vaadake, kui lihtne see oli. Aga ta on sinna sisse unustanud oma API key'd, eks ole, siis järgmine postitus on see, et häda, et kõik eelarved on tuksis ja mult on võetud siit seda ja sealt toda, eks ole. Ja täna on see, eks ole, veel siuke lapse kingades, aga kohe tulevad, ütleme nii, et ärge neid programmeerimiseksperimente tehke selles samas arvutis, kus te oma krüptovõtmeid hoiate. Ma igaks juhuks API key'de kohta ütleks seda, et sa koodi seda sisse ei pane, aga teine pool on see, et ma reaalselt ise tegin seda. Mul oli siiamaani artikkel dreamrow.es, kus ma kirjutasin AI ühe koodijupi, et kasuta seda. Seesama Google Sheetsi jutt, mis me eelmises saates rääkisime. Ja siis see koodijupp, mis ma sinna üles panin, seal oli võti sees, aga ütleme, alati, kui sa API võtmed ostad või kasutad, seal tõenäoliselt on mingi limiter ees, et sa saad öelda, et ära rohkem, lihtsalt läheb kinni, kui sa kulutad üle $20 või midagi taolist. Et pane sa alati ette, et isegi kui sa kogemata kuskil unustad ja eksid, et siis sa kaotad paar eurot, aga mitte nagu kogu pangaarvet. Ma siis võtakski siin selle meie tänase episoodi kokku, et loodan, et meie kogemused programmeerimise vallas on kuulajatele kasuks ja te hakkate tegema endale ka igasuguseid põnevaid programme, appleteid, äppe. Ei mina ega Priit, tegelikult me ei oska programmeerida. Minu nagu päris programmeerija hetked jäävad sinna, kui ma käisin keskkoolis ja kirjutasin mingisuguseid juku peale, mingeid mängujuppe, et ma tean, kuidas programmid töötavad. Ma olen, nagu mainisin, olnud IT-firmade juhtkondades, ja töötanud väga paljude programmeerijatega. Jah, ma tihti petan ära inimesi oma jutuga, et paljud arvavad, et ma oskan programmeerida, tegelikult ei oska. Ja nüüd jälle oskan. Ja sama siin, et ma olen ka nagu ise ka reaalselt kirjutanud programmi, mille ma olen kellelegi ära andnud ja siis raha vastu saanud. Aga täna võib-olla vaataks sellele peale ja oleks natuke piinlik. Sa võid selle koodi üle vaadata haigukood. Jaa, täpselt. Ära hakka mõtlema, et see on keeruline või nii edasi. Võta lihtsalt see ChatGPT, tee mulle mäng, kus pall hüppab üles-alla ja ma pean sellele hiirega pihta saama. Või lihtsalt katseta, vaata, mis on. Ja see üks asi on nüüd, me räägime siin rohkem nagu äri ja praktiline värk selles valguses, aga ka lapsele huvitav mänguesi kätte anda, teha mingi veebiäpp või mobiiliäpp, et see on nagu, võib-olla lihtsalt põnev hobi. Selle nädalavahetuse plaanid on mul lapsele asi kätte anda, teha üks põnev mobiiliäpp, mida mul ammu on vaja. Ja kolmas on, et ma teen ühte meediamonitooringu tööriista endale, et millega mul on mugavam meediat jälgida ja kokku võtta. Sellega siis me tõmbame täna otsad kokku, katseta kõikide asjadega, pane käsi masinasse, proovi, vaata, mis juhtub ja kindlasti pane siia subscribe selle video alla, vajuta like-nuppu ja kui sul küsimusi on, siis kirjuta küsimusi ka. Ja järgmises saates või ütle, millest sa tahad, et me räägime ka, võid kommentaari panna, siis me teame, mis teemasi ette võtta. Jah, me teeme alati saatest ka ChatGPT versiooni, kus selle saate teemade kohta saab küsida küsimusi. Me püüame sinna siis kaasa panna kõik oma teadmised, et siis ka selle saate ChatGPT, Custom GPT äkki saab teid natuke teie katsetes aidata. Head aega! Head aega!